Kui tore, et ka tänase laupäeva Postimehe vahel on trinokkel. Kunagi ma ootasin ainult tähenduse teejuhte, aga nüüd ilmus veel. Nad kattuvad selles osas, mis võtab kriitika alla tänapäeva sellise mõttetu, optimistliku tehnoloogia usu, et kõik probleemid, mis siin maailmas elus, inimühiskonnas tuleb, kõik saab lahendada uute tehnoloogiate leiutamisega. No ei ole, need on asjad, eks ole. Ennem just ma räägin, et kogu kriis on selles, et liiga palju on masinaid, igasuguseid tohutult, see matab elusloodust. Aga ilma eluslooduseta ei saa elada. Kui me oma eluslooduse ära rikume, siis me oleme kõik haiged, me oleme seotud sellega. Ja see kasumi jahtimine ikka rohkem kui mullu, paremini kui mullu. Just nüüd, eks ole, kus ma olen juba aastakümneid elanud kapitalistlikus süsteemis, aga ma olen elanud ka sotsialismi ajal. Palju ühiseid joonis on see rumal tehnikast vaimustumine. Kui palju olid inimesed tervemad 19. sajandil, veel 2 maailmasõja vahel olid inimesed tervemad kui praegu. Keegi ei kirjutanud seal mingisugust, et on psüühiliste häiretega inimeste peal juurde ja lastel on nii palju vaimseid kriisiperioode ja ega vanemad võivad lastesse ju väga hästi suhtuda ja muidu ka ütleb seletada, aga see ümbrus, eks ole, müra lihtsalt tapama, ma olen seda tundnud. Loomingulised inimesed vajavad vaikust. Kõik inimesed vajavad seda, et nad saavad vahepeal lihtsalt mõelda. Ja, no kõik see on, ütleme, puhkus. Puhkus saab olla ainult vaikuses. Mul meeldib see puumaja, need on juba vana, ta on, ütleme, inimese elu aastatega võrreldes, ütleme juba 75 või 80. Aga seal on hea info tuleb sealt. Ta on ehitatud ajal, kus inimesed olid palju õnnelikumad. Nii. Ja kui kogu see ümbrus, siin oli ju rohelust veel rohkem, jumal tähelt, et siin on, Anti oskas valida, tead. Elukoha, väga ilus park on siin. See on park. Ja siin on hea koera pidada, see maja vasakul minust on ka kõige Nõmme maja, torniga, rõduga, verandaga. Ja vaata, kui tore siia parki saab inimene tulla mõtisklema, siin on ka võrkkiik asetatud sinna kaugemale, et võt siin on loodud sellist keskkonda, et oleks mugav ja mõnus olla. Ja võib-olla isegi võrkpalli mängida. Jah, võrkkiiges. Jah, puuba ja õhk on ikka võrratu, tead. See 50-60-ndatel isegi ka kõik tahtsid kaasaegsetesse majadesse. Mugavusi tahtsid, sooja vett tahtsid. Vanad kaevud ka, eks ole, pandi kinni, löödi kinni ja toodi kraanivesi toodi sisse, selle asemel kaevust võtta. Nüüd on aru saadud, kui tähtis on. Ja sellepärast, et me oleme kriisi maailmas, kus on tarvidus, et iga hetk võivad asjad olla nii, et me peame uuesti väga lihtsate asjadega leppima
ja siis me saame ikkagi kaevustama vee. Et vaata, tegelikult see mõtte ümber kujundamine ongi see maailm minust, kus me praegu oleme, sest me lihtsalt peame mõtlema uuesti nagu algressurssidele. Vaata, seepärast mind ammu juba huvitab siin aastakümneid, milline on see maailmavaade, mis lähtub uuest paradigmast. Ole. Ja seda tuleb otsida filosoofilistes süsteemides, sest kui sünnib uus filosoofiline süsteem, siis ta mingi aeg omab mõju. Neid võib olla isegi mitu. Ütleme, seal kirjutused kogu aeg ilmuvad siin doktoritööd ja magistritööd ja nii, aga nad on tavaliselt arvad mingi osa. Jaa, paradigma ju tegelikult määrab seda, mida uuritakse teaduses. See paradigma, eks ole, milles on elanud see lääne tehniline tsivilisatsioon. See on Copernicus, Descartes, Galileo, Francis Bacon, Newton. Ta on selline mehhanistlik. Ta on ka õige. Ta on poolik, ta on skeptiline, ta lõikab ära transcendentse osa. Jah, aga ma korraks, kuna ma ikkagi õpetan ise filosoofiat ka läbi ajaloo ja ajalooline aeg on hästi oluline. See tähendab seda, et mina julgen küll väita, et sel ajal, kui Bacon elas ja Newton, siis nemad lähenesid ka mehaanilistele masinatele hoopis teistmoodi. Et vaata, seal oli ka siukene teistsugune lähenemine kui meie tänapäeval, et veel ei olnud kujunenud industrialiseerunud ühiskond. Et nende vaated olid palju võib-olla, ütleme, transcendentsusele suunatumad. Ja, sest nad olid usklikud inimesed. Loomulikult. Kõik selle olid kõik usklikud ja see juba tähendas, et see idealistlik osa on neil sees. Nad ei ole täitsa see niisugune materialism, nagu ütleb see 20. sajandil. No materialism hakkas väga võimutsema 19. sajand, tuleb öelda. Ja siis tuli marksism, leninism. Marksismis on ka midagi õigus, see, mis puudutab seal tootmist, aga ta on piiratud, ta on niivõrd piiratud, ta vaatab maailma ainult tootmise seisukohalt ja antud olukorra seisukohalt. Ja unustab selle nii-öelda selle hingelise aspekti ära. Hingelis vaimse poole, jah. Ära. Ja loomulikult lihtrahvas on alati huvitatud elu materiaalsest poolest rohkem. Seepärast on lihtrahvas. Need, kes hakkavad mõtlema, need teevad ju oma elu keerulisemaks ju. Mõtlemine on ohtlik asi. Ta on ohtlik ja sa hakkad kahtlema. Mõtlemine teeb vabaks tegelikult, aga jah. Aga ma tahtsin seda küsida, et vaata, sa ütlesid, et sind huvitab, eks ju, et milline see uus paradigma tuleb. Aga mis sa tunned, see peab ju noortes sündima, see peab ju kuidagi avalduma nendes ja selles uutes põlvkondades. No uus põlvkond tuleb, ta ju ja ta on vastuvõtlik infole ja tähendab kõigele see, mis maailmas on. Ta reageerib, ta on nagu lakmuspaber niisugune. Ja see, mis uus on ju muinasaja elu nägemine, animalistlik elutunnetus pluss tänapäeva tippteadusest tulenevad avastused juurde lisada. Vaat midagi selles kombinatsioonis ma näen asja. Aga see tuleb kõik süsteemi panna. See ei olnud juhuslik, et marksism valitsesid, eks ole. Muidugi Marx oli ikkagi, ikka natuke oli filosoof ka, Lenin ei olnud üldse. Mitte mingi filosoof oli. Puhas poliitik, andekas poliitik, aga see ei ole kõrge tase.
ja lihtsalt rakendas selle kõik ühe nii-öelda vaate. Ja. Nüüd, et meil on nii palju ilmub neid magistrikraadidega inimesi, isegi doktorid. Aga vaata, peab sündima inimene või inimesi, kes kannavad enda sees seda uut elutunnetust, see, mis aitab tervendada seda, nagu nad vanases, see, ta kunagi oli õige ka, ega seal kõik vale ei ole, ta lääne kultuuri õitses ja oli nii. Aga nagu iga asi saab, tead, mina olen selles väga sarnane Spenglerile, samastan bioloogiaga, taimedega, puudega, Lääne-Euroopa kõrgaeg, kultuuri kõrgaeg, see oli kui muusika, seal Mozart, Byron, poeesia, eks ole. Ja viimasena muide kultuuri viimane piltväljendus on alati filosoofia. See oli saksa klassikaline filosoofia. Ja siis langeb, kõik langeb, jääb ainult tehniline, praktiline, tehniline osa veel. Et noh, süüa on vaja, selga midagi vaja, see jääb, aga suurt kunsti enam ei tule. See on mädane, see on hääbuv kuu, näe, seal on vist puu on mädane, eks ole, on vana puu või näed, mina lehti ei näe tal. Nii, ma kohe suuname selle kaamera sinna. Seda puud on toestatud, nii et tal on mingi jama küll ja seal on muide mingi silt, et me võime pärast sealt mööda jalutada vaadata, et äkki see on mingi oluline puu. No vaata, see on nüüd lääne tehnitsevisioon on sellises raugastunud, lahkuvas olukorras. Kunagi ta oli väga õitsev puu ja vilju ja nii. Kõik saab öelda, kõik, mis on füüsiline, see kõik lõpeb ära. See on aeg ja ruum, eks ole. Aja ruumi mõõtmes, elu on ju kõik ajutine. Aga meie hing vajab lõpmatust. Ja need, kes arenevad siin maa peal, ja nende läbi suurte probleemide, nad on sealpool, kui nad füüskeha maha jätavad, sealpool kõrgemal tasemel ja võivad külastada oma neid suuri vastaseid ja ükskõik, no kuidas on, siis sul elu siin põhjastad. Umbes nii. Aga tuleme natukene astroloogia juurde, et vaata, astroloogias on ju väga selgelt, on eks ju põlvkonnad ja põlvkonna nagu nii-öelda jõulised seisud, et eks ju, et see uus paradigma, kui sünnib uuest põlvkonnast, siis mis määrab põlvkonna, mis planeedid määravad põlvkonna nii-öelda selle aluse, et mille järgi öeldakse, et on, ütleme, see põlvkond või see põlvkond, et kuidas astroloogia seda määratab? Ma tahaks nende meeste kätt suruda, tublid, et neil on selline missioonitunne, et nad räägivad vajalikest asjadest ja teravalt ja tugevalt ja õigesti. Nagu, tead, ma ei ole kunagi Postimeest ostnud, ma pidasin Maalehte kõigepealt. Postimees on vähemalt iga laupäevane on minu käes. Ja. Aitäh Postimehele. See on ka uus põlvkond. Uus põlvkond. Nende andmed, Indrek sai kätte nende andmed. 70-ndate, 80-ndate aastate inimesed. Jah, aga see ei ole enam vaata ju uus ja need inimesed on juba 40-50 aastat tegelikult nagu. Ja, aga nad on just tegutsemas, see on see tegev. No jah, selles mõttes küll. Savisaar ka tead, eks ole, oli valitsuse, Eesti Vabariigi valitsused nendel aastatel. No, põlvkondi vaadatakse Uraan, Neptun, Pluto, sest nad Uraan muidugi liiguvad 7 aastat, aga ka on täheldatav mingite huvide muutus.
siis tuleb Neptun on 14 aastat, see on juba rohkem täheldatav ja siin on juba stiil ja mis pakub feelingut sellele põlvkonnale. Neptun on seotud feelinguga, eks ole, kas kunstiga, muusikaga ja filmiga. Ta on oopium. Marx oli tõesti tark, tuleb öelda, sest need on tema sõnad, et religioon on oopium rahvale ja ongi, aga ta on õige oopium. Ja see peab olema, muidu inimesed ei kannataks eluraskusi välja. Jah, oopium peab olema, jah. Oopium peab olema, siis kannatavad välja, jah. Religioon õpetab, et kannatab praegu viga, aga sa elad õiget elu ja sind ootab sealpool paradiis. Ja mõni leiab see kohe pudelist, mis ma siin ootan, kannatan, eks. Ja pudelist. Nii, või narkootikumidest. Mõned lõbustustest, vein, tüdrukud, raha kokku kraapimine, see on siis ka varastamise teele ja valetamise teele. Ja siin ei saa ilma oopiumi. See näitab ära see Neptuni liikumine, kus ta liigub. Kus see oopium asetseb nii-öelda, jah? Ja 70. aastatel, ta on 80 aastate keskel, 24 või ta on hamburis ja ma näen, kuidas see põlvkond, kõik 70. kuni 85. aastani saavad oma oopiumi reisimist, et küll nemad rändavad, nad on maailma rändurid, see põlvkond. Nomaadid. Ja samas, see on hamburis, hambur on ju rahvusvahelised suhted, väga avarad rahvusvahelised suhted, õpivad erinevates välismaa ülikoolides, leiavad omale elukaaslasi välismaa ülikoolides, nii elavad üle müstilisi elamusi välismaal. Neptun müstika, hambur on välismaa, kas on sõiduajal või siis seal või. Imelisi asju võib neil üle, sest Neptun on ka siuke muinasjutt. Kui ta on, vaata nüüd sõltub aspektis, kui ta aspekt on muidugi negatiivne, siis ta välismaal kukub narkarite kampa tead ja ta saabki koju tagasi, ei tea. Siin on väga palju müstikuid, usutegelasi, mediteerijaid, muusikuid, kunstimaailmas on. Aga põhiline, mis ma näen, see on rändamine. Iga vaba võimalus, kui tuleb kohe teele. Nad on väga kiiresti üles tõusma, mantel selga, kohver kätte ja läheb. Eelmisel põlvkonnal ei ole nii. Skorpion